võtsin ta käe, panin oma õla peale, siis ta nagu täiesti kokkus ära, sest see oli ikka nagu, kui sa tahad, võid katsuda, siiamaani valesti kokku kasvanud. 2022 aastal sattus iga päev erakorralisse vähemalt 6-7 inimest, sest et nemad panid elektritõuksiga matsu. Kokku sellel samal aastal oli 356 õnnetust, millest hukkus 1. Selles suhtes elektritõuksid on väga lahe leiutis. Nendega saab odavalt ja kiirelt kesklinnas liigelda ja pärast kasutamist need lihtsalt vedelema jätta, keset kõnniteed. Väga ilus vaatepilt minu arust. Tõukerattad tunduvad väga lihtsad ja ohutud ja nendega võib sõita ükskõik kes. Omal ajal pidin isegi ma jalgratta jaoks load tegema, aga sellega sa saad lihtsalt 25 kilomeetrit tunnis sõiduteel ringi paarutada. Aga see ongi nii normaliseeritud. Ja. Bolt ja need kõik teised 20 äppi võivad sulle küll seal reeglites öelda, et joo mees, palun ära sõida kahekesti, palun kanna kiivrit, palun ära sõida purjus peaga, aga ma ei ole veel kohanud inimest, keda huvitaks need reeglid. Näiteks jalgrattaga sõitjatega juhtub liiklusõnnetuse kõige rohkem selline tipptunni ajal, kuskil 5-6 ajal, siis näiteks elektrilise tõukerattaga on kõige suurem tõenäosus õnnetuse sattuda kuskil südame paiku. Mis tegelikult pigem näitab seda, et see tõukeratas on selline vahend, et ühesõnaga õhtul siis käiakse peol. Peale seda siis vaadatakse, et autoga ei tahaks koju sõita, lähen siis selle elektrilise tõukerattaga hoopis ja siis kiputakse sellega kukkuma. Nii et statistiliselt on kõige suurem tõenäosus üldse õnnetusega selle elektrilise tõukerattaga sattuda on üldse pühapäeva varahommikul kell 3. Aga sa olid enne taksoga käinud, miks see takso nüüd ära ununes? See kuidagi, ma ei tea, see tundus palju kiirem, et tõuks on ilusti maja ees ja et ma lähen tõuksiga, et see ei ole üldse pikk maa. Ja siis ma hüppasin selle tõuksi selga, sõitsin, ma ei olnud nagu nii väga purjus ka, lihtsalt vipsis ja kell oli palju ja kuna ma olen nii palju ekstreemspordi ja kõikide asjade tegelenud, et mis see tõuksisõit mul ikka ära ei ole, et varem nii palju sõidetud. Mis see tõuksisõit mul ikka ära ei ole. Ma arvan, et inimesi ei huvita, sest et enamus lihtsalt ei ole veel vahele jäänud. Aga mis tegelikult saaks juhtuda, kui sa jääd vahele? Kui suured need trahvid on, mida võib saada? Kas näiteks kahekesti sõites, joobes peaga sõites ja nii edasi? See nüüd sõltub kõik jälle asjaoludest selles mõttes, et kuivõrd nüüd see kergliikur ehk siis elektriline tõukeratas vastab kõikidele nõuetele, et siis tegelikult need rikkumised lähevad samasse kategooriasse jalakäija rikkumiste alla, kus siis see maksimaalne rahatrahv, siis kui midagi muud ei rikuta, on 40 €, aga kui nüüd seal on ka mingi muu rikkumine juures, et sõidetakse näiteks kahekesi ja selles mõttes, et on ka see juht tarvitanud näiteks eelnevat alkoholi või satutakse liiklusõnnetusse või siis põhjustatakse kellelegi teisele näiteks varaline kahju, just ka näiteks selle liiklusõnnetusega seoses, et siis tegelikult maksimaalne rahatrahv on kuni 400 €. Aga kui me räägime juba nõuetele mittevastavatest kergliikuritest, et siis tegelikult juba rahatrahvi summad on seal juba kuni 800 € ja kuni 1200 € ja on võimalik ka, juhtimisõigus ära võtta ja samamoodi on ka võimalik määrata isegi arestikaristusena. Trahvid trahvideks. Kui sul on piisavalt pappi, siis sa lihtsalt maksad selle ära ja lähed oma eluga edasi. Mis on hirmsam, kui see 20 eurine trahv on need rängad vigastused, mis sealt võivad tulla, sest et sina ei raatsinud taksot tellida. Need vigastused ei ole mitte kerged sellised marrastused, vaid pigem päris tõsised. Nendel patsientidel eripära on hambatrauma. Mitte ükski muu trauma ei anna nii palju hambavigastusi, kui tõukerattaga kukkumine. Siin on meil spetsiaalne õpetus juba kiirabile ja meie osakondadele antud, et hammas tuleb kiiresti tagasi paigaldada, hammas saab tagasi panna. Hammas saab tagasi, jah. Teatud väike aeg veel on olemas võimalus, et ta jääb kinni. Kui ta on kukkunud maa peal, siis lihtsalt veega loputada või kui ei ole, siis võetakse lihtsalt suhu, et hoitakse suus soojas ja kiiresti esmaabipunkti, kus on võimalik hammas tagasi pesta ja tagasi panna ja siis kinnitada ja hiljem juba toimub siis professionaali hambaravi. Ja kõige rohkem muidugi esihambad, kahju on ju. Kas see on väärt seda, et sa ei võta taksot koju? Absoluutselt õige küsimus.
suuremad numbrid on meil peakael, näoluud, siis on üks suur osa on õlaluu, küünarnukk, siis on loomulikult käeluud, käed ette ja sõrmed ja randmeluud lähevad. Täiesti lambise koha pealt see tõukeratas otsustas, et nüüd slow zone on lõppenud ja nüüd me kiirendame, aga kuna Bolti tõukeratas on niisugune huvitav asi, et kui nad kiirendavad, siis nad ikka panevad nagu täie jõuga ja siis täisjõud järsku tuligi ja see tõukeratas just lendas mu alt paremale nagu minema, ma lendasin oma vasaku õla peale vastu maad, kuidagi jalg jäi ka veel tõukeratta taha kinni. No esimesed nagu mingi paar nädalat ma ei tohtinud mitte midagi teha, ma pidin ainult selili voodis olema. Ja see oligi see, et iga kord, kui ma tahtsin ka kõhuli, nagu istukile tõusta voodis, siis ma pidin nagu mingi, ma ei tea, mis trikke seal tegema, et kõhuli ei saa, sest nagu nii valus oli. Enamus traumadest, mis tõukerattaga juhtuvad, ei ole otseselt eluohtlikud. Tegelikult mina arvan, et suurem osa inimestest ei pöördugi, et on kukkunud. Kas nad peaks häbi tundma? Ma arvan mitte, sest kui sellisel inimesel, kes kardab, ütleme, meditsiini või ei soovi siin järjekorras oodata. Uskuge, et ta ikkagi valu pärast tuleb uuesti, nii et ta saab aru, et käsi valutab ja järjest turse suureneb ja ikkagi hakkab otsima abi. Nii et jah, pigem siis pöörduda, kontrollida. Enamus juhtudel see ei ole niivõrd aegkriitiline, et iga minut loeb. See reegel kehtib kindlasti aju traumade korral ja seal see on aegkriitiline ja siin tuleb kiiresti tegutseda. Aga kõik muud traumad, et esimesel võimalusel. Ja siis ma ikka üritasin nagu utsitada kuidagi, et kas ma nagu opile ei saa minna või et kas me saame nagu selle ranglu vähemalt nagu sirgeks kokku, et ma ei viitsinud, et ta nagu kasvabki täiesti valesti kokku. Ja tänase päevani sellest on nüüd mööda, see toimus eelmisel suvel, eks ülejäänud suvi oli mul tervenisti rikutud, ma ei saanud mitte midagi enam teha. Aga tänase päevani ma isegi saa seljakotti kanda, kuna see ranglu on nüüd niimoodi püstiselt kokku kasvanud ja see nukk, mis seal nagu naha alt välja surub, siis kui ma seljakoti selga panen, siis nagu hõõrub ja nagu mega valus on. Katsu ikka korra, katsu seda teravat nurka siin. Ja sellega ei saa mitte midagi teha või? No ei saa. Sul on nagu terve elu on nüüd see arstid ütlesid, et see kasvab kokku, aga nagu... aasta aega möödas. Aasta aega möödas. See on jah kokku kasvanud, aga nagu ikkagi see terav nukk on seal püsti. Kas see kokku kasvanud nagu... No jah. Ta kasvas väga valesti kokku kuidagi ja siis lõppude lõpuks, kui oli see, et kus ta oli juba enam-vähem kokku kasvanud, et ma sain oma kätt juba liigutada, siis arstid ütlesid mulle, et kurat, et siin oleks võinud ikka opi teha. Nende tõukekatega on üks igavene jama. Politseile ei meeldi, arstile ei meeldi, teistele liiklejatele ei meeldi, eriti autojuhtidele. Okei, sorry, mu tõuksi slander on läinud veits üle piiri. Ka mina olen tihe tõuksisõitja, nii päeval kui ka öösiti, aga see ei muuda fakti, et need ei ole just kõige turvalisemad asjad siin maailmas ja tegelikult on veel mega palju reegleid, mida inimesed absoluutselt ei jälgi peale selle, et purjus peaga ei tohi sõita. Jalakäijast möödudes ei tohi olla sinu kiirus suurem kui tema oma. Alla 16-aastased peavad kandma kiivrit. Sa ei tohi olla telefonis. Sa ei tohi sõita käed lahti. Kõik rattad peavad toetuma tee pinnale. Sa pead sõitma paremal pool teed. Sõiduteel tohib sõita ainult siis, kui mitte ühtegi teist teed ei ole. Ülekäiku tohib ületada jalakäija kiirusel. Võiksid kontrollida, kas on korras signaal, pidurid, tuled ja helkurid. Mis sa soovitaksid noortele, kes tahavad ka suvel pestarilt koju minnes natuke jookis peaga tõuksi võtta? No, ma ei tea, pigem käige mingi pundiga koos jala. Tihtipeale, mida ma olen ka näinud, on see, et kus ronitakse meil kolmekesine tõuksi otsa ja arvatakse, et me oleme nüüd tegijad ja sõidame kõik koos tõuksiga koju, aga pigem mingi jala, sest et ütlen ausalt, kui sul ülejäänud suvi on rikutud ja sa lihtsalt voodis midagi teha ei saa, siis ei ole seda väärt. Ma tean, et see on lõbus ja lihtne viis, kuidas öösel Telliskivist koju saada, aga tee endale selgeks, kas kõik need vigastused, trahvid ja muud huvitavad tagajärjed on väärt seda taksoraha säästmist.